Toomas Pauri autorisaade. Tere head Kaguraadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on tubli Eestimaa mees Andrus Sukles. Tere Andrus! Tere Toomas! Paar päeva tagasi teatas USA president Trump, et tõmbab sõjas väikese vahe sisse, kuna tal ei jätku rakette, need olevat ära kulutatud Ukrainas ja ta peab veel mõned hoidma igaks juhuks, kui Hiina peaks ründama Taiwani. Need praegust on siis sõda nagu pidama saanud ja kuidas sina seda kõike omas nägemuses ette meile kannad? Selles suhtes on ju Trumpil absoluutselt õigus, et mäletad me sinu saates, ma arvan, see oli kuskil märtsi esimestel päevadel, ütlesime, et ameeriklased on selle sõja kaotanud, kui nad 28. veebruar selle alatult selja tagant, mis läbirääkimisi pidasid, ründasid Iraani, tappes ära siis Ayatollah Ali Khamenei koos oma perega. Ja noh, kui me sinuga ütlesime, et see sõda on ameeriklaste jaoks kaotatud, siis isegi meie suured eksperdid, ma veel mäletan see Rainer Saks, kes on meie siin suur ekspert, kirjutas, et see sõda on ameeriklaste poolt võidetud, iraanlased veel sihitult lasevad mõne raketi. Ja nüüd siis pool aastat hiljem me näeme seda, et Trumbil on ja ameeriklastel on toss väljas. Mis on selle põhjus? Selle põhjus on väga lihtne. Et nad arvasid, et sõda kestab 3-4 päeva, siis arvati, et kestab 2-3 nädalat, ja sellest on saanud siis siuke pooleaastane sonkimine neil. Ja milles on siis asi? Asi on selles, et neil ei ole neid rakette enam millega rünnata, ega ka neid rakette, millega siis iraanlaste vastulööke maha võtta, ehk siis need Patriot 3, millest kõvasti meile räägitakse, ja HIMARS ja Tomahawk ja HIMARS on, ma saan aru, et võib-olla ma ei ole mingi militaarekspert, aga need, kes selle asjast jagavad, et ta on rohkem siuke platvorm, mille pealt nagu lastakse erinevaid rakette. Ja nüüd on siis Precision on siis nagu täpis löögirelvad, see Rate on neid tootnud ainult see aasta 56 tükkina. Mida sa ikka ründad, kui sul on 56 täpisrakette, mida sa saad HIMARS-i pealt saad lasta. Ja iraanlased on järjepidevalt ju porus pommitanud kõik ameeriklaste sõjabaasid, mis olid siis laheriikides, eks ju, tuletamis Eesti inimestele meelde, ilma eksperte kaasamata, et kogu äri, mis siis seal laheriikides oli ameeriklaste poolt siis sätitud 74. aastast, kui mindi ära Ameerika dollar läks ära, 73. läks ära kullastandardilt, ehk sisuliselt on ta lepaleht. Ja et siis seda dollarit hoida, siis tolleaegne rahandusminister lendas siis laheriikidesse, Saudi Araabiasse ja kõikidesse nendesse just tekkinud perekonnariikidesse, kellel oli siis naftat ja palju raha, et teie nüüd hoidke oma raha, oma profiit, tooge Ameerikasse, oska Ameerika võlakirju ja et meie siis kaitseme teid. Põhimõtteliselt sama nagu meie lakeid kiljuvad, et artikkel 5, et Ameerika, ehk siis NATO ongi nagu Ameerika, kaitseb meid, siis tasuks nagu vaadata, kuidas siis Ameerika kaitseb oma laheriigi partnereid, kellele ta on siis andnud lubaduse, et selle eest, et nemad oma petrodollarid tassivad Ameerikasse, siis Ameerika kaitseb nende eest. Nad on saba jalga vahel sealt kõikidest jooksu pannud, sest neil ei ole rakette, need Patriot 3 on siis see rakett, millega veel vahest pihta saadakse, Patriot 1 ja 2, need on täiesti mõttetud. Ted Postal, kes on siis MIT professor oli, MIT on maailma juhtivaid ülikooli, tema ütles, et nende mahavõtmise protsent on 5-6%, ehk nad saavad 5-6% ajas pihta. Ja Trumbil on siis kõigepealt oli 12-päevane sõda eelmine aasta, kui nad esimest korda kavalalt läbirääkimiste ajal Iraani ründasid, siis juba sai hulga
siis on see thermal high altitude hästi kõrgelt, lastakse juba need sisse tulevad raketid alla. Need hakkasid otsa saama neil, siis nad võtsid oma liitlaste käest Lõuna-Koreas ja Jaapanis võtsid need raketid käest ära ja viisid siis Iisraeli, et Iisraeli kaitsta. Jällegi, et järjekordne näide siis meile, kui häda käes on, kuidas siis ameeriklased oma liitlasi siis kaitsevad, võtavad nende käest, neile antud relvad käest ära ja võiks olla meile ka õppetund. Aga jällegi, minnes tagasi siis selle nii-öelda lahesõja juurde, siis ameeriklased polisid ära, laheriikides läksid Jordaaniasse. Ja Jordaanias siis, mis siis juhtus, oli see, et iraanlased siis andsid jälle vastulöögi ameeriklastele ja lasid Jordaanias terve sõjaväebaasi õhku ja seal tapsid ära ka päris eritavalt kas 200 või 600, räägitakse ainult 200, aga see on absurdne. Kui neid satelliidipilte vaadata, siis on totaalne häving seal Jordaanias, ehk siis nüüd nad ei saa ka Jordaanias olla ja nüüd nad kolivad siis oma baase ja oma lennukeid Iisraeli ja Iisraeli transpordiminister pissis kisama, et kaduge minema siit, et nüüd me oleme suur paks märklaud, Netanyahu siis 2 päeva hiljem tegi selle otsuse ümber, et ameeriklased koondavad siis oma KC-135, mis on siis need tankerid, mis õhus tangivad lennukeid siis praegu Iisraeli. Ja milles on siis see probleem, et neil ei ole võimekust enam rünnata, kuna laheriikides, mis on siis suht lähedal, need baasid on hävitatud ja vähe sellest, eks Iraan on väga selgelt öelnud laheriikidele, et kui te lasete ameeriklastel seal laiata, et te olete nagu kaasosalised ja teie territooriumilt meid rünnatakse, ehk siis, et meil on iga õigus ka teid rünnata. Ja nad on väga vaoshoitud olnud, see on jällegi, me võime rääkida siin nagu meie jälle eksperdid või muidu juudid kirjutavad, et ajatolladel katus sõidab, sest vaata, Toomas, ajatollad on väga-väga pragmaatilised. Iraan on väga-väga pragmaatiline riik, nad on 5000 aastat vana kultuur ja see annab tunda. Ja kui sa vaatad nagu, mis juhtus aastal 2001 Ameerikas või 23.7. Oktoober Iisraelis, siis ju kõik nõudsid verist kättemaksu ja kohe mindi Afganistani sõtta, sellest jäi veel väheks, siis mindi Iraagi sõtta, kõigile mindi pasunasse panema ja neid maha tapma sellest, et neid ameeriklasi rünnati, siis Iraanil lasti kogu juhtkond põhimõtteliselt hävitati ära ja kohe astusid uued inimesed asemele, aga nad ei torma kedagi ründama ega annekteerima ega kedagi, vaid nad annavad ainult vastulööke. Ja see on nende pikk plaan ja seda nad teevad ja kui keegi nagu räägib, et lähme muudame režiimi ära, et lööme hüdral pea maha, siis aru saamata seda, et see ei ole nagu mingi kuningriik laheriikides, eks ju, kui Bahreinis või Kuveidis need perekonnad minema lüüakse, siis ongi riigil lõpp, et Iraanil on institutsioonid. Ehk siis, et iga koha peale on mitu inimest, kes asuvad kohe edasi tegutsema ja et seda on võimatu murda. Ja seda on nagu ameeriklased oma tegevuses ju selgelt näinud. Ja nüüd ongi siis Trumpil on siis, kuidas sa ütled sellega, males on see, et saksvang, et ükskõik mis valik sul on, see valik on halb ja veel halvem. Ehk siis oled nagu situatsioonis, kus sul on ainult halvad valikud ja see on sinu lõpp. Ja me ju teame seda, et Hormuzi väin on suletud, nüüd on ka, suletud Bab al-Mandeb, mis on siis Punases meres, kuigi, oleme täpsed, et need on suletud Lääne ja Iisraeli laevadele, Hiina laevad sõidavad sealt rõõmsalt läbi. Ja kogu sellest jamast on ju võitjad hiinlased, kes ilma ühtegi lasku, ilma mitte midagi tegemast, on nagu saanud selgelt kõik need, mis neile nagu vähegi kasulik on, kõik see on juhtunud. Ehk siis, et järjekordne lauslollus, mis on kokku keeratud ja kõige hullem on see meile, sinuga, ei tähendab see seda, et meie elu ja meie majanduslik elu hakkab väga kiiresti üsna jõhrat alla käima.
ütle, kas no öeldi, et nafta see kuramuse hind langeb, et kas siis tanklates ka nafta hind või bensiini hind langeb? No vaata, Toomas, see, et nafta hind langeb, on puhas jälle ideoloogiline propaganda, sellepärast et täna öeldakse, et sul on Brent ja mis iganes on seal alla 95, alla $100, aga küsi alati seda, millega tehakse reaalseid tehinguid. Reaalseid tehinguid tehakse $140–150 peal juba. Ehk siis, et täna pumbatakse nende strateegilist reservidest, mis on igal riigil, ka meie Eesti riigil ja ameeriklastel on ja hiinlastel on, seal pumatakse naftat välja, et hoida hinda siis kunstlikult madalale, ehk siis, et ja miks see Trump praegu tõmbleb selle Hormuzi väina avamisega, on see, et on vaja kohe see nafta liikuma saada. Veel korra rõhutame seda meie kuulajatel, kes nüüd viisib kuulata ja ei ole aju pestud nende saksade ja kaldrite ja ma ei tea, annelite või ideoloogilisest propagandast. Ehk siis, et aru saada, et kui üks tanker sõidab täislastis sealt Hormuzi veenast välja, selleks, et ta jõuab kuskile sadamasse, kus seda saab rafineerida, läheb vähemalt 60–75 päeva. Ehk ta sõidab jalgratta kiirusel. Nii, nüüd juba 27. veebruaril oli Hormuzi väin lahti. Hormuzi väina ei pandud kinni, kui oli Iraagi sõda 80-ndatel, kui oli esimene 2025. aasta 12-päevane sõda, Iraan ei sulgenud kunagi Hormuzi väina. Ja kui juba mitmendat korda alatult selja tagant neid rünnati, siis nad ütlesid, aitab. Nüüd paneme selle kinni ja jällegi kinni on suhteline mõiste. Kui sa saad Iraani, siis neile Hormuzi väina authority saadad oma kirja sinna, et sul on siuke laev ja sa ütled, et see laeval on siuke laes, kapten on see, meeskonnad on need, sadam, kuhu see sõidab, on see ja nii kaua, kui see ei ole kuskile läände ega nendesse riikidesse, mis toetavad agressiooni Iraani vastu, sa võid täiesti vabastselt läbi sõita ja nii on seda ka tehtud. Ja Trump sai selgelt aru, et ta on ennast nurka mänginud ja siis ta tegi see Memorandum of Understanding, et see MOU, millest palju räägitakse, see oli 14 punkti. Ja 5. punkt oli see, et Hormuzi väina haldab Iraan. Ei haldanud Ameerika, ei haldanud keegi teine, Iraan haldab, 5. punkt. Ja mis siis ameeriklased tegid, kui Iraanis olla matused olid, siis nad arvasid, et nende tähelepanu on koondunud mujale ja siis ärgitati Saudi ja Katari ja ka muude maade tankerid sõitma läbi Omaani vete. Selle peale Iraan ütles muidugi, et see on mitte aktsepteeritav ja lasi neid laevu ja sundis neid tagasi pöörama. Ehk siis nad ütlesid, et vastavalt meie kokkuleppele meie vastutame selle eest, laseme kõik läbi, kes on meie juurde sellest registreerinud. Ameeriklased jällegi arvasid, nad on kavalad, jällegi rikuvad lepingut, nagu alati. Ja selle peale iraanlased muidugi seda teha ei lubanud. Siis hakati laskma iraanlastele lööke andma. Lasti ju Bandar Abbas on eks ju linn, nagu sadam, seal kasvatakse palju krevetti. Lasi 7 silda lasti õhku. Aga vaata ameeriklased, et vältida siis revolutsioonil pargil tuua sinna nagu oma supply'd on siis varustust ja tehnikat ja kõike. Aga jällegi, inimesed ei mõelnud seda läbi. Videod on, kus siis, kuna need sillad on ainult siis, kui on vihmaperiood, siis on need sildad vajalikud. Praegu ei ole vihmaperiood, vastupidi, seal on niisugune väike 40–50 kraadi kuumust ja hästi humid, siis on see palju seda õhuniiskust. Ja mis siis on? Kõik nendest kuivadest jõejängidest on tehtud teed läbi ja nad ikkagi suudavad funktsioneerida seal. Ja kuna see on sõjakuritegu, et rünnata riigi tsiviiltaristut ja siis muidugi need iraanlased andsid kohe vastulöögid laheriikidele, lasid seal need
power station on siis elektrijaamad ja veemagestused nagu puruks, osad nendest. Ja pärast seda siis Trump pidi ka sellest loobuma, et ründab Iraani. Ja vaata, siin on nagu kaks asja, sa küsid ennem, et tal pole relvi, sellest me räägime, on väga õige. See on üks osa sellest, aga teine osa on ka sellest, et neil ei ole enam midagi pommitada. Sest vaata, Toomas, Iraan õppis sellest, kui ameeriklased läksid 2003 aastal Iraagile kallale. Me ju teame väga hästi täna, et mingeid massihävitusrelvi seal ei olnud, see kõik oli puhas propaganda ja sellest isegi film tehtud, kui Tony Blair siis ka Inglise peaministrina valetas rahvale, et seal on massihävitusrelvad ja mindi lihtsalt seda Iraaki hävitama. Ja iraanlased nägid, et kõik siis nende installatsioonid lasti maa peal puruks ja mis nad tegid, nad läksid maa alla. Ehk siis, kui täna ameeriklased räägivad, et nad on iraanlaste võimekust vähendanud seal 8%-ni, mida jälle Trump eile ütles siin välja, et ainult Iraanil on 8%, siis on täielik jama. Kui sul on 8% järgi, kui võimas peab see 8% olema, et sa hävitad ära ameeriklaste sõjabaasid kõik laheriikidest, pluss Jordaanis ja pluss annad veel Iisraeli ka löökena. Ehk siis, et see on täiesti selline, hästi siuke, ma ütleks juba, et arsti case, et inimesel on selgelt peetus, ta nagu reaalsusega nagu enam mitte mingit tegemist ei ole ja see on siuke puhas ideoloogiline propaganda. Ja sa tead väga hästi, et mitte ainult, eks ju, Iraan, aga ka mida ameeriklased tegid. Ameeriklased ässitasid Saudi Araabia, et minge nüüd rünnake Jeemenit. Ja ütlesid Saudi Araabiale, et vaata, kui te niimoodi teete, et siis me sõlmime teiega tuumakokkuleppe, et te saate ka omale tuumajaamad ehitada ja samas ka tuumaprogrammi arendada. Ja juba sõlmiti kõik kokkuleppe olema, sõlmiti kokkuleppe ära ameeriklastega ja siis Saudi Araabia ründas Jeemenit, kui siis matustelt tuli Jeemeni delegatsioon tagasi täiesti nii-öelda tavalennuga ja ta soovis maanduda Sanaa lennujaamas, siis Saudi Araabia pommitas oma Ameerika sõjalennukiga raha puruks ja siis need lennukid maanduma teises lennujaamas, mille peale siis hutid või jeemenlased, keda me siis tunneme rohkem hutidena, eks ju, sa tead, et huti on üks perekond, al-Huti. Ja lasid siis 2 Saudi Araabia lennujaama puruks. Pärast seda veel Saudi Araabia ründas need hutid, siis nüüd aitab ja lasid Aramco kõige uhkemad need Jambu ja Chisani rafineerimistehased puruks. Jambu juba põleb 3. päeva ja vähe sellest ameeriklased ütlesid siis pärast Iisraeli juutide pealekäimist, et jah, me sõlmisime küll teiega lepingu, aga me enam seda lepingut täitma ei hakka, kui te Abraham akordid kinnitate ehk te normaliseerite oma suhted Iisraeliga. Siis, et ameeriklased sõlmivad lepingu ja pärast seda ütled, aga me seda enam ei teeda, kui te veel seda teete, milles me kokku ei leppinud. Ehk siis, et Putin näeb, iraanlased näevad, kogu maailm näeb, et nagu Lavrov ütles, et ameeriklased on kokkuleppe sõlmimise võimetud. Et ükskõik, mida nad lubavad või teevad, nad teevad alati rikuvad seda ja mitte kunagi seda ei täida. Ja ma arvan, see on jällegi meie nendel lakeidel ja pruunidel ninadel õppida, et rääkida meie Eesti rahvale siin, et küll ikka nemad on ameeriklased ikka tublid, siis me ju näeme seda, et tegelikkus on hoopis teine. Ütleme, et mina lugesin meediast, et Jeemen ründas Saudi Araabiat, tuleb välja, et Saudi Araabia ikka ründas ennem Jeemenit, kui Jeemen võttis vastu meetmed. On nii veel? Absoluutselt. Aga mis Eesti meedia rääkis sulle, et Jeemen lihtsalt tühjas kohast hakkas Saudi Araabiat ründama. Viimased 10 aastat on olnud see relvarahu suht. Sellepärast, et mis juhtus Jeemeniga, sellest jälle keegi ei räägi, aga ajalugu ei vaikiks, ükskord tuleb välja.
Saudi Araabia, Katar, UAE, Austraalia, Euroopa Liit, Ameerika, kõik läksid Jeemenile kallale sellesama hutide liikumise vastu, kes oli siis, kuna seal oli repressiivne valitsus ja siis kähku tehti niimoodi, et kõik see lääs, kõik ütles, et oi, kuigi tal mingit populaarset toetust ei olnud selle valitsuse, siis meie tunnistame, et see on Jeemeni ametlik valitsus. No aga hutid ütlesid selle peale, mis meil täiesti savi, mida teie ütlete, me ajame oma maal oma asja. Ja siis ütleme 2/3 maad on siis nii-öelda hutide kontrolli all ja siis Saudi Araabia, mis tahtis neid ära hävitada, tehes täieliku blokaadi koos ameeriklaste ja iisraelistega 10 aastat, üle mitme miljoni inimesi lihtsalt surid nälga ja haiguste kätte. Ja siin vaatasin ühe Ameerika sõjaväelase meenutusi, kui ta oli patrull-laeva peal, seal tuli üks väike laevuke, mis oli siis täis medikamente, et siis läbi blokaadi murda, siis kogu see medikamentide laev keerati kummuli ja kogu medikamendid lasti merepõhjana. Nii käituti siis jeemenlaste või nende hutidega. Aga see tegi neid ainult tugevamaks ja hutidel on täna, oli ju, kui me jälle mäletame, 25. aasta märtsis läksid ju Trump ju läks hutisid põlvili suruma ja 7 nädalat pommitas neid, siis tõmbas oma 2 suure selle emalaevaga, selle Ameerika selle lennukikandjaga, Strike Group oli 2 tükki neid seal, pommitasid, hutid andsid neile vastu ja 7 nädala pärast ameeriklased tõmbasid saba jalga vahele ja läksid nagu minema. Ja vaata Toomas, et see on jälle nagu kuningas on alasti ja nii kaua, kui keegi väike poiss ütleb, et kuule näe, kuningas on alasti, et neile jubedalt meeldib rääkida, kui võimes nende sõjaväegi on, kui võimsad nad on ja kõik peavad nende tahtel alluma. Ja siis ei saa pasteldest hutidest, kui oled kunagi Jeemeni sõjaväes kuulnud midagi või maailma vaesem riik sunnib siis kõige võimsama sõjaväe saba jalga vahele tegema ja minema nende juurest. Siis nad olid 12 paar kuud hiljem läksid selja tagant Iraanile kallale läbirääkimiste ajal. 12 päeva pärast ütlesid, oot, meil juba raskused. Iraan andis neile vastu vahtimist ja Iraan on siiani neile andnud vastu vahtimist ja ei ole nende võimekusel mitte midagi teha. Räägivad siin suure suuga, et nemad lähevad võtma seal Karga Islandi või neid saari. See on jälle täiesti absurdne, et iraanlased on mitu korda öelnud, ainult tulge, me oleme valmis, ootame, ainult tulge. See on selge, et kui nad sinna lähevad, siis nad seal ka kõik surevad. Ehk siis, et jah, Toomas, et see, kui sa loed midagi Eesti pressis, siis mul on jube kahju sulle öelda, aga 90% on seal täielik ideoloogiline propaganda, täielik jama, ei ole reaalsusega midagi tegemist. Nagu ma sulle ise ütlesin ju, et ma lugesin pärast meie saadet, kui siis see meie suur ekspert, kes kogu aeg sõna võtab nii Ukraina kui ka igalt teemas Rainer Saks, räägib, et iraanlased sihitult lasevad veel mõne raketi. Ja siis vaatad neid satelliidipilte, kus nad on Jordanis, mis on Jordaania, mis on nendest ikka väga kaugel. Täpselt nagu nõela silma pihta on ära hävitatud kõik ameeriklaste barakid seal. Kus nad siis sihitult lasevad. Ehk siis, et sa tead, miks nad pärast seda 12 päevast sõda, mis neil oli Iisraeliga ja mis on nüüd, on nagu öö ja päev ja sa tead, miks. Räägime siis Eesti inimestele ka, et miks see nii on. Sellepärast, et ennem iraanlased olid ka GPS, ehk siis meiegi nagu GPS, seda signaali kasutasid. Aga kuna GPS on ameeriklaste oma, siis ameeriklaste oli tagauks ja nad, kui iraanlased läksid oma raketi välja, siis ameeriklased kähku programmeerisid selle koordinaadid ümber, ehk siis rakett lendas kuskil täiesti tühjusesse ja endas kõrbesse või plahvatas, kus ta ei pidanud plahvatama. Siis öeldi, ai näed, iraanlased on nii lollid, nad ei saa millegile pihta. Aga mida nüüd teevad iraanlased? Iraanlased said hiinlaste Baidu, siis nende satelliidi sihiku ja venelaste käest selle informatsiooni, kuidas lasta ja nende satelliiti kasutada. Ehk siis nüüd nad lasevad täpselt nagu nõela silma pihta. Ja miks hiinlased selle süsteemi tegid? Räägime ka siis sellest.
et 1993. aastal oli Hiina laev, mis vedas täiesti tavalist kaupa, luure keskagentuuril oli siis nii-öelda informatsioon, et nad jälle smugeldavad midagi, peeti laev kinni või õigemini suunati, võeti GPS ära, et laev jäi täiesti pimedaks. Hiinlased vaatasid, et me oleme ju haavatavad, ehk siis hakkasid kohe arendama oma satelliidiprogrammi. Ja tänaseks siis on see oluliselt parem kui ameeriklaste oma, nii et ja kuna iraanlased ja hiinlased saavad hästi läbi, siis täna iraanlased kasutavad hiinlaste satelliite ja väga täpselt hävitavad ameeriklaste sõjalisi sihtmärke. Ütleme, et Jeemen on 3,4 miljonit elanikku, 500 000 ruutkilomeetrit, ei ole mitte väike riik, et ta oma sellise sõjaväega on hoidnud seal piirkonnas asja ja pani selle väina ka kinni Punases meres, on nii, jah? Ja, no see väin, jah, see Bab al-Mandab panid, aga vaata, kui mina oma Iraani sõpradega või tuttavatega räägin, siis neil on nagu respekt kahe riigi vastu. Need on Jeemen ja Oman. Nad ütlevad, et need on vanad riigid, lugupeetud riigid, aga kogu see laheriikide kuidas, räägime siis natukene, kuidas said ma just tahtsingi küsida, et laheriigid, et need olid ju kõrbeelanikud, kes jooksid seal ringi ja siis, kui nafta sai väärtuseks, seal on vist, et labidagi võid nafta kui välja kaevata, et siis tekkisid need riigid, nad ei ole suured ja siis tuli Ameerika Ühendriigid ehk USA, kes siis sõlmis nendega, kuna nad olid väiksed ja ei olnud võimelised, Ameerika neid on seal palju päris. Ja siis sõlmiti nendega lepingud, kuhu siis Ameerika rajas oma sõjaväebaasid, mis täna siis on iraanlaste poolt osa puruks lastud. No suurem osa on kõik purustud, aga sul on õigus, et ennem olid nad, nagu peduiinid jooksid seal kõrbes ringi, neil ei olnud väga väike rahvastiku arv oli seal ja need tekkisid, eks ju, 20. sajandi teisel poolel, ehk siis näiteks Kuveit ju alles 1961 on tema algus, Katar ja Bahrein 10 aastat hiljem, 1971 moodustati Araabia Ühendemiriidid samuti 71. aastal, kui siis 7 emiraati otsustasid koos üheks riigiks saada. Enne nad olid ju, ma võin eksida, aga see oli vist Trussell State Briti kaitse all. Britid 68 ütlesid, et nad tõmbavad välja ja siis kohalikud siis nii-öelda valitsejad või emiirid siis alguses oli planeeritud 9 riiki, aga lõpuks sai siis nagu siis 3 riiki ja maagaas ja nafta tegid nad ikka väga-väga jõukaks, eks ju. Ja et seal oligi nagu see, neid on nagu selles suhtes õnnistatud selle nafta ja gaasiga, eks ju, mis tõesti nagu sa ütlesid, et lendab sealt veesest välja või sealt maapinnast välja, aga ja siis see Saudi Araabia, mis neil on täna, eks ju, aga Jeemen ja Oman olid juba 1000 aastad olemas seal ja Saudi Araabia oli, eks ju, seal oli Muhamed bin Saud oli siis jälle üks siuke klann ja see siis sai brittide käest relvad ja siis juba 18. sajandil 1700. lõpus ta sõlmis lepingu, eks ju, Muhamed bin al-Wahhabiga ja me teame, eks ju, täna me räägime salafistid, vahhabistid, need on siis kõige hullemad terroristid ja kõik, kes ei järgi nende usku, on kõik ketserid ja need tuleb maha lüüa ja see on juba sealt tänu brittidele jälle ja siis nad madissid seal pikka aega ja lõpuks 32. aastal siis tekkis Saudi Araabia, mis siis kutsuti, et ongi nagu Saudi kodu, siis on selle klanni kodu ja muidugi hiljem leiti naftat ja siis jõukus, mis sealt on siis tulnud, see meeletu jõukus, aga ennem neil ei olnud ju vett ja rahvaarv oli piiratud, siis nüüd siis selle tehnoloogia arenguga on siis neil, võtavad seda väga soolast merevett ja teevad sellest siis magevee.
aga selles suhtes on nad ka väga haavatavad, et nii kui sealt elekter ja vesi ära kaovad, nii on nende riikide eluga lõpp, eks ju, Araabia Ümerringid, nagu me teame, reklaamib ennast turistide paradiisina, business centerina, aga kui iraanlased võtavad ära vee ja siis elektri, siis on seal kõrb 50 kraadi ja mingit elu seal ei ole. Ja vaata, siin on veel teised asjad, et Bahreinis on ju, mina arvan, et Bahrein on esimene, mis kukub sellepärast, et sa tead, eks ju, me oleme rääkinud sellest, et iraanlased on pärslased ja šiiad. Ja Bahreinis on samamoodi, et pea 70% on šiiad, aga võimul on Khalifa dünastia, kes on jällegi sunnid. Ja juba 2007. aasta lõpus võtsid nad seal võimu ja see on praegu tohutu pinge. Ja kui Kuveidis on pilt nagu teisugune, seal on nagu suurem osa sunniidid ja ütleme 70% ja 30% on šiiad. Ja kellel on siis kõige rohkem õigusi seal Kuveidis, eks ju, nad ei julge šiiade vastu eriti astuda. Miks? Sellepärast, et nagu me teame, 90. aastal ründas siis Saddam Kuveiti ja ütleski, et tegelikult on Kuveit 16. osariik või osa piirkond Iraagist. Aga Iraagis on sama situatsioon, et suurem osa rahvast on šiiad, aga võim oli siis sunnide, vähemuse sunnide käes ja siis ja Saddam oli sunni, eks ju, ja hoidsid seda suuremat osa populatsioonist, šiiasid siis nagu surusid seda alla. Ja miks on nüüd, kus see igasugused ISISed ja Al-Qaeda harud siis tuli, oli see, kui ameeriklased 2003 läksid siis Iraaki, korrasid seal, eks ju, verise maha kodusõja, siis kõik, eks ju, võtmepositsioonidel ja sõjaväes olid sunnid, kes oli vähemuses, siis pool juut Bremer see kolmas tuli siis sinna nii-öelda kuberneriks valitsejaks ja mis ta siis tegi, ütles, et kõik, kes on paast partei ja sõjaväelased ja need tuleb laiali saata. Need tuleb võtta võim käest ära ja mitte neil elada lasta. Ja siis tulid need vahabistid, ütlesid nende sõjaväelastele, kuule, teil pole tööd, teil pole midagi ja siis sealt sündiski see sunniitlik nii-öelda ISIS ja kõik muud sellised organisatsioonid, kes siis vahabistliku religiooni alusel siis pidasid seda ususõda ja tekitasid sinna kalifaadi, nagu me teame. Ja mis siis jällegi iraanlased, šiiad koos Hezbollah'ga siis võitlesid selle vastu ja surusid nad siis selle kalifaat lõpetati ära ja ehk siis ameeriklased ka samamoodi võitlesid selle vastu, ehk siis et iraanlased ja ameeriklased olid tegelikult partnerid selles ja Qassam Soleimani, kes oli Iraani kindral, oli siis see juht ja oli väga edukas ja mis siis Trump tegi? Trump lasi tema lihtsalt õhku. Ja mis sa arvad, et iraanlased on siis seda unustanud? Ja veel kord üks asi, mille peale üks iga eestlane nagu mõtlema, et kui keegi Vene töll tuleb meie inimesed või juudi bolševikud, kui nad saatsid meie inimesed Siberisse ja tapsid neid ja kas sa arvad, et siis kõik me mäletame seda, tahame nagu kättemaksu, sama on nii iraanlastele, te tapate kõik nende liidrid ära ja siis imestate, et oi, et rahvas ei tõusnudki ülesse. Pead ikka eriliselt rumal olema, kui sa arvad, et kui sa lähed, tapad mingi maa liidrid ära ja siis rahvas tõuseb üles ja ütleb, et meil on jube hea. See rahvas jääb väga hästi, et siis sa tapad nemad ära, eks ju, et nagu Trump on mitu korda öelnud, et ta pommitab Iraani kiviaeda, ta lõpetab selle tsivilisatsiooni. See on ju täiesti genotsiidiline jutt ja ma ei kuule, et keegi nagu meie ekspertidest või siis nendest tublidest inimesest ütles, et see on mingit pidi vale või et ta on poolsegane või täitsa segane. Vastupidi, lugesin, vaata tänu sinule ma ühe silmaga jälgin Eesti ajakirjandust ja jälle oli siis kirjutatud Vene sellest kirikust, see selleks, mis ei räägi seda, aga mis öeldi, oli sõjakurjategija Kirill.
mingi patria, on sõjakurjad, meie pannakse ette sõjakurjadega iseloomustav asi. Ma ei tea, et nii, hea sõber, me teeme siit väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andrus Sukles. Jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andrus Sukles. No nüüd oli niimoodi, et kas siis ukrainlased ise või Trump suunas neid, et nad pommitasid Iraani kaubalaeva, väites, et seal olid droonid Venemaa armee jaoks, aga kuidas asi tegelikult oli? No vaata, siin ongi see sama lugu jälle, et see oli tsiviilalus ja kuna Iraan on siis nüüd ütleme Ameerika sanktsioonide all ja siis juba blokaadi all ja siis ta nüüd peab ju ikkagi vaatama, et kuidas tema saab ellu jääda ja nad on teinud kaubasuhted siis hiinlastega, hiinlased ehitasid selle siidi ja tee raudteeharu sinna Iraani ja siis ameeriklased muidugi selle silla pommitasid ka puruks, mis siis Tadžikistani ja Iraani ühendas, aga see parandati ruttu ära. Et kaubavahetus toimub ja läbi Pakistani, on seal 5 koridori, kus siis toimub kaubavahetus ja ka muidugi Venemaaga. No, ja loomulikult juudid jällegi äksitasid juud Zelenski ülesse, see siis ründaks ja siis jällegi pretekst oli see, et seal on mingid droonid, kuule, venelased juba ammu ehitavad rohkem droone, kui iraanlased jõuavad iraanlased endal neid droone vajana. Ja ma vaatasin seda Laura Loomeri intervjuud Zelenskiga, kus siis Zelenski jälle räägib, et aga iraanlased 22 aitasid venelastel droonidega, tõesti võib-olla 22 aitasid, aga meil on praegu aasta 26, kus sa töll ennem olid siis. Ja kui sina leiad, et
et sina võib pommitada iraanlaste laeva, mis veab Venemaale, kui veab või ei vea, ei tea. Eks ju kindlasti mitte viinud droone sinna, see on täiesti loll jutt, aga kes seda, mida ta sinna viis, siis ma korra segan, et sa mainisid, et Ukraina oma algatusel seda Iraani laeva ei rünnanud, see on väga keeruline, keegi suunas teda sellele tegevusele. Ei no loomulikult, vaata jällegi, et mind nagu jubedalt hämmastab see, et nad nimetavad ennast ekspertideks ja nüüd ma järjest rohkem loen, et Ukraina on seda sõda võitmas, kohe võidab. Saad aru, Toomas, see on nii haige ja loll jutt. Ukraina on seda sõda igatepidi kaotamas ja Ukraina kaotab selle sõja igatepidi. Nüüd on see, mida nad sulle räägivad, on see, et nemad annavad Vene tagalasse lööke. Kas keegi kurat kaarti ka vahest vaatab? Vaatab seda, mis on Vene tagala või? No mis teil inimesed nagu viga on? Ärge kutsuge ennast ekspertideks. Te lihtsalt puhute inimeste lambusse, et hoida seda moraali üleval, et kohe Ukraina võidab. Ukraina on selle sõja juba kaotanud. Ja nüüd on siis siuke nagu teater, kus sulle näidatakse seda, et oi, me laseme venelastel näda käest. Venelastel, igas sõjas on raske, kõigil on raske, meil läheb ka väga raskeks varsti. Arvestage sellega, kui te oma sigadusi ei jäta, Kaja Kallas jälle, ma vaatasin, üks on küprõlane, teine on inglane, räägivad, irvitavad. Kaja Kallas, et täiesti pöörane tädi, et tema hakkab nüüd India ookeanis avamerel, Euroopa Liit hakkab võtma venelaste varilaevastega naftat ära ja selle maha müüma ja siis omale selle raha võtma, piraatlusega tegelema. Ja seda tõesti Kaja Kallas, mis te olete vaakumis või? Mis te arvate, et kogu Eesti rahvale ei tule sealt nagu vari või? Ma tõesti ei saa nagu aru, et need kuradi Michelsonid ja kes need on see Kalev Stoicescu ja kurat pillistada tüdrukute sabaalust, üks inimese vaid, et täna sa paned 1,3 miljonit inimest löögi, aga Toomas, ma ei saa aru sellest, kuidas nad võivad nii vastutustundetud olla, mulle jääb see aru saamatuks, aga kindlasti tagasi siis selle Zelenski juurde, et nüüd on Zelenskil siis tahab tõmmata sõtta Iraani sõda ja siis Ukraina sõda ühendada, et ameeriklaste tuge saada. Ameeriklased saavad ju selgelt aru, et nad ei jõua kahel rindel sõda pidada ja Zelenski mõte on teha siis, ütleme, Ameerika Iraani sõjas, tema läheb appi, tema hakkab Iraani laevu pommitama, siis ameeriklased tulevad talle appi, see on üks asi. Ja teiseks eile ütles siis Iraagi peaministri julgeolekunõunik, ütles, et nad on kinni püüdnud ukrainlaste rakukesed, kes Iraagis teevad need false flag, ühesõnaga teevad operatsiooni, tapavad ja lasevad midagi õhku, siis ütlevad, vaat see nemad tegid, aga tegelikult on ukrainlased, need juba terroristid, Ukraina terroristid on Iraagis, ja see on küllalt lugupeetud inimene, kes seda ütles, endine ülemkohtunik ja praegune peaministri nõuandja ja ütles, et nad on need kinni püüdnud. Ehk siis, et me kuuleme sellest ka veel. Me ju teame seda, et Trumpi märg unenägu on see, et Iraagi kurdid ründaksid Iraani ja ikka õieti ütles Iraagi või Iraani vast ikka? Ei, Iraagi kurdid. Iraagi, Ja ründaksid Iraani, sest et vaata kurdidega on üldse see, nad on Süüria, Iraani, Iraagi ja Türgi vahel on terve suur rahvas, kellel ei ole oma riik, nad on mitme riigi vahel ära jagatud. Ja siin on jälle türklastel on nagu iraanlastega ühised huvid, sellepärast, et keegi ei taha, et need kurdid igasuguseid sigadusi korraldaksid, sest ärme unusta, et ka Iraanis on palju kurde. Aga mis jälle juhtus, Peshmerga on siis Iraagi kurdid, kes siis võitlesid ka selle ISISe ja nende sunniitlike vahabistide vastu. Aga need on juba mitu korda ameeriklased bussi alla visanud või auto alla visanud, kui neil neid enam vaja ei ole. Nii et nad on väga ettevaatlikud ameeriklaste jaoks üldse midagi tegema. Ja rääkisime ennem sellest Kuveidist, siis väike mõte on iraanlastel, ässitavad praegu Iraagi šiiasid minema ja selle Al-Khalifi perekonna minema peksta sealt Kuveidist ja siis Kuveiti üle võtta. See on ka, võib tulla areng, et seda veel ei tea, et peab jälgima seda, et ega iraanlased ka, vaata, nendel on doktriin ja paljud inimesed on mõelnud, et miks iraanlased rohkem nagu julgemad ei ole. Ja vaata jällegi, et jällegi vana riik
ja seal on doktriin. Ja doktriin on see, et nemad ise sõda ei alusta, nemad ise kedagi ei ründa, nemad ei tee aatompommi, mitte ainult aatompommi, aga ka bioloogilist relva ega keemiarelva. Meil ei ole ühtegi need, see on inimsuse vastane ja meil on siin ju propaganda selline, et need on ju hullud kõrilõikajad. Jällegi, ei ole midagi kaugemal tõest. Nad on vastupidi, ühed normaalsemad, sõbralikumad inimesed ja see on meie ilge propaganda siin, et nemad toetavad mingit terrorismi. Me rääkisime eelmine saade, kui iraanlaste poolt toetatud organisatsioonid on, ma ei tea, 50 aasta jooksul, 82 aastast saadik ära tapnud vähem kui 1500 Iisraeli kodanikku. Ja palju on ameeriklased ja juudid, Iisraeli juudid ära tapnud, araablasi ja palestiinlasi, 500,000, mitte rohkem. Tuleme korraks veel kurdide juurde tagasi, saates kurd on väga erinevates riikides, ma saan aru, 5 riigis. Ja kas neil on mingisugune ühine organisatsioon, kes neid juhib või suunab? Ei, neil on kõik, seal on, kõigis on erinevad, kõik nad omavahel ka kaklevad, eks see ole ka üks põhjus, mis nad ei ole suutnud oma riiki teha. Kui me mäletame, siis PKK oli Türgis ja siis, kas oli Merkeli valitsus või kes, siis nende juhi püüdsid kinni ja andsid Türgile välja. Ehk siis Türgi kurdid, Iraagi kurdid, Iraani kurdid ja Süüria kurdid, need on kõik kurdid, aga ega nad omavahel hakkama ei saa ja igaüks ajab oma asja. Ja lihtsalt agagi, ma ütlesin, Iraagis on ikka väga suur autonoomsus, seal on, nemad elavad seal, kus on kõige rohkem kirkitist, kus on kõige rohkem õli ja naftat. Ja siis ütleme, nemad täna ju varustavad Iisraeli naftaga, ega siis kus see Iisrael oma naftat saab, ta saab seda Iraagist suurem osa. No kurde hinnanguliselt on maailmas kuni 40 miljonit, väga suur arv, et need peaks kunagi oma riigi ikka püsti jääma, aga täna ei ole ühtegi sellist jõudu, kes neid toetaks. Ei, see tähendaks seda, et nad peavad ära võtma tüki Iraagist, tüki Iraanist, tüki Süüriast ja tüki Türgist, ja sellega ei ole ükski riik nõus, nii et sellepärast see läheb väga veriseks sõjaks, kui seal nemad oma riiki tegema hakkavad. No nii, räägime siis natuke ka sellest, et sõda on küll hetkeks peatatud ja ameeriklaste mõtteid keegi praegust ei tea, aga millega see võib edasi minna, on arvata, et jänkid kosuvad ja siis tulevad uuesti hakkavad pommitama? No vaata, tegelikult on ka jänkidel seal nagu seda probleemi polegi, see on nagu Iisraeli sõda, mida jänkid peavad, sest neil endal pole seda võimekust. Ja Iisrael on ju, kui sa vaatad jällegi, tuletame jällegi meelde, kui Wesley Clark, kes siis oli 4 tärni kindral, NATO Euroopa Liidu juht, Euroopa vägede juht, siis läks Pentagonis, pisteti pabervihku ja öeldi, et 5 aastaga 7 sõda. Et sellest nii-öelda 5 aastast on saanud 25 aastat ja viimane sõda, mis seal listis oli, ongi sõda Iraaniga. Ja mis on juutidel vaja? Juutidel on vaja kaost ümberringi, et siis ise olla hegemoon ja jagada ja valitseda. See on nende filosoofia kõikide nende riikidega, kes siis palestiinlasi toetasid, eks ju, juba 90ndatel aastatel tehti siis Netanyahu poolt see nii-öelda see programm Clean Break, kõik, kes toetasid Palestiina riigi loomist, siis need riigid tulid ära hävitada. Ja ütleme kõik, nii on ka, eks ju. Ja veel üks asi, mida inimesed peavad nagu aru saama, et mida iraanlased nagu vaatavad, kui sa räägid jänkidest, et nemad ütlevad ainult asi, mis on, et iraanlased tohi saada aatompommid. Iraanlased tohi saada aatompommid. Iraanlased väga selgelt öelnud, et me ei ehita aatompommid, õigemini endine usuliider Ali Khamenei andis fatva välja 2003 aastal, mis siis keelas üldse selle kallal tööd teha. Ja nüüd tema poeg, eks ju, ja vaata jälle, Toomas, Eesti inimestele paradoks ameeriklaste võimekusest. Nad läksid 2001 aastal Afganistani, et Taliban võimult kõrvaldada, ja mida nad ka korraks tegid.
ja siis aastal 2020 hakkasid läbirääkimisi pidama Talibaniga ja see valitsus, mille nemad pukki panid, neid nad isegi kutsunud laua äärde. Ehk siis see valitsus pidi ummisi aluselt minema põgenema, et taliibid nüüd maha ei löö ja pooled töödi maha ka ja siis, et Taliban vahetati välja Talibani vastu. Ja nüüd juudid ja ameeriklased siis korraldasid 28. veebruari rünnaku, kus nad tapsid ära Ali Khamenei ja tema perekonna ja palju kõrgeid ametnikke, kes olid presidendi palees nõupidamisel. Ja mis siis on tema asemele, on tema poeg Mojtaba Khamenei. Ehk siis Khamenei vahetati välja Khamenei vastu. Ja Mojtaba, kes selle perekond on ära tapetud, kelle isa on ära tapetud, kelle naine on ära tapetud, lapsed on ära tapetud. No mis sa arvad, on ta siis väga sümpaatne nende ameeriklaste suhtes ja juutide suhtes või? No, ja temal on see võimekus see vatva ümber pöörata. Ja kui iraanlased peaksid mõtlema jällegi vaatama, astuma sammu tagasi vaatama, mida öeldi Gaddafile aastal 2009. Gaddafile öeldi, et kuule, lõpeta oma tuumaprogramm ära, oma ballistist raketiprogramm ära. Meie oleme kutsume sind rahvuslase kogukonda, sa oled teie õigust liige. Nii kui ära lõpetas 2011 NATO ründas Liibüat, tappis Gaddafi ära. Nii Saddam, mis Saddamiga tehti, täpselt samamoodi. Tapeti ära, aeti üldse sooja juttu, et tal on massihävitusrelvad. Nii, mis oli Kim Il-jung, Põhja-Korea, ütles keegi kuradi, et tegi oma aatompomi välja, mitte keegi kobise ka enam. No, et iraanlastel on väga suur incentive, on nagu taganttõuge, et omale see tuumapomm teha ja siis öelda kogu maal, istuge vagusi ja ärge mölisege. Ja nad ei ole seda siiani vähemalt ametlikult teinud, aga ma saan aru, et mina nende asemel teeks küll, jah. Ja ütleks juutidele, et teil on programmid, ärge unusta jälle ühte asja, jälle mis nüüd jubedalt häirib kõikide nende ekspertide suhtes. Iraan on tuumarelva piiramise lepingu riik, ehk siis ta allub täielikult rahvusaatomni kontrolli reeglitele, inspektsioonidele. Saad aru, mis oli, eks ju, esimesel sõjal, mis oli 25 juunis, oli ju see, et kõikidel nende tuumarajatused olid reaalajas videokaamerad sees ja väljas, kus siis Tšiinivast sai vaadata reaalajas, mis seal nagu toimub, seda oli kontrolli all. Ja kõikide doktorite, kes siis neil programmi kallal töötasid, nende aadressid ja nende nimed, kõik oli antud ülesse. Ja mida juudid tegid, et seda doktorit sealt majast kätte saada, need suur kortermajad, terve maja maatasa, et ära tappa teadlased. Tõesti. Ja pärast seda on kellegi midagi kobiseda, mida iraanlased teevad. Teil ei ole mitte mingit õigust, te olete kõige alatumad närakad, Ameerika juudid ja juudid Iisraelis, kõige alatumad. Tapate inimesi paremale vasakule ja kui teil ninast kinni võetakse, siis kukute vinguma. Ei ole mingit põhjust vinguda. Ja nagu ameeriklased vinguvad, inimesed ja venelased annavad iraanlastele satelliidi informatsiooni. Aga mida te ukrainlastele teete? Täpselt samamoodi. MI6 luurekeskentur istuvad seal ja annavad sihtmärke ja juhtnööre läbi satelliitide ukrainlaste. Teie võite, aga kui teile tehakse, siis kukute vingumine. Et nii on, ja mis mind nagu häirib, et meil eestlastel selle asemel, et tõustagi püsti öelda, et kuule, meil on see rahvuslik õigus, te teete valesti, aga me oleme vahemehed, siis me oleme kaasakarjud ja kintsukraapijad, kurat räägitakse siin mingist Reinsalust. Tõlmok oli esimene mees, kes läks ja kukkus kirjutama krabinal seda kirja, kuidas ikka meie toetame ameeriklaste asja Iraanis. See oli peas põrund oleda. Teisel päeval või kolmandal päeval pole isegi oodanud, mis nagu toimub, aga juba meie killume kaasa, kui toredad te olete, kui vägevad te olete. Milleks? Kas te tõesti arvate, et kogu maailm ei näe seda? Vaakumisalada. Tõesti, mind nagu hämmastab see lontruslikus lakeilisus. Seal asemel oma asja ajada ja olla uhke. Me oleme kellegi kintsukraapid ja talalakujad. Pruunid inad on neil kõigil seal.
räägime natukene Eestist ka, aga selle teema lõpetuseks, et kui kaua see vaherahu võib siis USA ja Iraani vahel olla, Iraan teda kindlasti ei riku, USA võib seda teha, kas see on... Oota, kaod mul ära. Nii, ütle uuesti, ma kadusin korra ära. Et selle teema lõpetuseks, palju see vaherahu võib kesta, kuu, 2, 3 USA ja Iraani vahel? Seal ju pole ametlikku relvarahu, ei ole tehtud, seal on lihtsalt praegu on löökide andmine peatatud, Trump väidetavalt tahab läbi rääkida, aga iraanlased ei räägi taga läbi, iraanlased on vaata veel üks siuke pisi asi, kas sa kuuled mind hästi? Jaa. Oli siuke, et Trump ütles Netanyahule, et koristage ennast Gazast, siis Liibanonist ja Süüria Golani kõrgendikult minema. Ja selle peale Netanyahu oma kabineti ütles, et me teeme, mida meie tahame. Ehk siis seal on nagu väike okas Netanyahu ja Trumpi vahel. Aga miks Trump seda tegi? Trump ütleb, et iraanlased anuvad ja paluvad läbirääkimisi. Ja iraanlased on väga selgelt öelnud, et me terroristidega läbi ei räägi ja et te olete meil mitu korda petnud, meil ei ole mingit põhjustega läbi rääkida. Küll aga tuleb siis niimoodi välja, et läbi Pakistani ja Katariga mingeid sõnumeid vahetatakse, sest otse ameeriklastega mitte üks iraanlane ei räägi. Seda on mitte üks iraanlane otse ameeriklastega ei räägi. Ja Trumpil on ju hädasti vaja seda vaherahu ja et Hormuzi väin ja Punane meri lahti lähevad, sellepärast et Toomas, mina ütlen sulle seda, et juba meid valmistatakse ette, lugesin jälle, kuidas ikka talvel on elektrihind tuleb kõrge ja teine hind tuleb kõrge ja kõik hinnad, meil ei ole väetisi, 40% väetisi liigub sealt läbi, naturaalne maagaas, meil on siin trollide käes saame Norrast ja siis Ameerikast, aga see on 5 korda kallim. Kas ikka inimesed hoomavad seda, et Saksamaal oli leping Venemaaga pikaaegne, isegi nõukogude ajal, kui oli kõige suurem ideoloogilised vastuseisud, venelased alati tarnisid seda gaasi. 10 eurot kuupmeetri eest oli gaasi hind. Täna sakslased maksavad turul 65-70 ehk 6,5-7 korda rohkem. Ja siis imestatakse, et 100 000 lastakse lahti, Volkswagen tehased kinni. Energiakandja on ju meil majanduse alus täna veel. Ja mis see nagu, ma ei saa nagu üldse aru, Kaja Kallasest ka sa paned, ütled, et lähme võtame India ookeanil Vene laevad kinni, mis nagu peast põrunud oleda. Kus see Itaalia bensiin tuleb siis? Venelased saadavad Indiasse, indiased rafineerivad ära ja toovad Euroopasse. Nii et Euroopa ostab venelaste bensiini, aga see on Indias rafineeritud. Ja tehakse nagu nägu, et meil on siin 21. sanktsioonipakett juba. Milleks selline iseendale jalga tulistamine ideoloogilist propagandisti nägemuse läbi. Sul ei ole mõtet ju selliste inimestega vaielda, sest nad ongi ideoloogilised propagandistid, mina kutsun neid, ma oskan neile paremat nime anda, sest et kui meil ikkagi selle välisministeeriumi mingi asekantsler, mingi pudeliblond tütarlaps ütleb, et väetised meie põhimõtteliselt Vene väetistega ei tegele. Aga mis su põllumees siis põllule paneb? Sul on nagu peetus või? Ma nagu ei saa aru sellest ideoloogiast ja kui me oleme jube ideoloogiliselt õiged ja ausad ja mis me siis Iisraeli saatkonna avame? Inimesed, kes on kõige rohkem teiste inimestele haiget teinud ja ära tapnud nii. Siis ei ole meil nagu seda õiglustunnet ja seda rahvuslast õigust ja kõike seda, kui ameeriklased lähevad Venezuelas, teevad blokaadi Kuubale, teevad blokaadi Venezuelale, nemad blokeerivad kõiki ja siis kui Hormuzi väin kinni, siis Marco Rubio tuleb ja vingub, et issand, see on rahvusseaduse rikkumine, neil ei ole seda õigust teha. Mina ütlen, on küll õigust teha, see on meie territoriaalvesi 12 miiline. Nii, aeg läheb väga kiirelt. Ma küsin su käest viimase küsimuse, et Eestis taotakse trummi, see muidugi sõjatrummi
ja ma saan aru, et sõda on siis valitsejatele tulus äri, aga miks ka siis lihtne inimene sellega kaasa jookseb ja ka kaagutab, et venelane tuleb kohe kallale? Ei tea, ma ei tea, ega venelane, tal ei jäägi midagi muud üle, me ju teeme kõik selleks, et ta kallale tulema, ise teeme selle. Et ma olen suga nõus, see haip või see russofoobia, see õudne kisa, mul veel korra, ma olen alati öelnud, meil ei ole mitte midagi head oodata venelaste poolt ega ameeriklaste poolt. Meie jaoks on nad mõlemad täpselt samasugused tõprad. Ja rääkida mulle täna seda luulut ja seda muinasjuttu, et ameeriklased tulevad, NATO 5 tulevad neid kaitsma. Mina presidendi asemel oleks Putinile ordeni, et ta nii mõistlik mees olnud ja pole meile veel karistuskaela määranud. Ja kui me jätkame samal liinil, ega see karistus tulemata ei jääne. Ja siis ei ole neid terraseid ja kuradi ampelmanne, mitte kuskil, kõik on kuradi jooksus ja sina ja mina oleme tal kuradi hädas ja vaatame, kuidas me oma elatud saame. See on ikka kuradi hämmastav naglasus on nendel meie nii-öelda eliidile. Et mingit väärikust ei ole ja siuke riik ei saagi ju kesta, kui sul ei ole ise endal seda sisemist väärikust püsti seista ja öelda, et mis sinu huvid on ja nii mõlemale. Ja ma olen ju väikse riigi esindajana nii Iraanis kui Venemaal olnud ja ma võin oma kogemusest öelda, et sa ei pea olema sõjaliselt võimekas. Sul peab olema sisemine väärikus ja idainimesed oskavad seda väga hinnata. Nagu ma olen sulle alati öelnud, et emba idavenda korra, ta embab sind 3 korda kõvemini vastu. Anna talle vastu hambaid korra, sa saad 3 korda kõvemini ise vastu hambaid. Nii et see on nende filosoofia, sa pead olema väärikas, sa pead oma sõna pidama, sa peab olema oma seisukoht ja sa pead olema seda võimeline kaitsma ja välja ütlema. Ja kui meil need asjad on olemas, aga kui sa ikka lähed, Iraanis on Venemaal, sa pead ikka haritud saama, sa pead töötama, sa pead doktorikaad olema, et olla välisminister ja kes on meil 3 talve külakooli, ei oska lausetki koostada ja siuke on meil välisminister. Mida sa ikka saada tahad? Ega kuhu on ikka lusikaga pandud, seal puldiga ei võta. Selge. Kahju. Aitäh sulle, Andrus, meeldiva saatetunni eest ja aitäh ka sinu perele, et kes sind toetavad, et sa nii osavasti hästi räägid. Ja aitäh teile head raadiokuulajad, Kagu raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Ilusad suvepäevade jätku teile kõigile. Kõik head, Toomas, sulle. Aitäh sulle ja kõigile head ilusad suve. Toomas Pauri autorisaade.